mõista Anu Koks edasikaebamise põhjal kohut õigussobivuskomisjoni üle. Anu Koksi esindab Milvi Meri, õigussobivuskomisjoni kaitseb Mauno Liiv. Kohtuistung algab 3. novembril kell 14.02. Annan sõna Milvi Merile. Kodanik Anu Koks on esitanud edasikaebamisele advokaatide õigussobivuskomisjoni otsuse mitte vaidlustada tema soovi advokaadiks saada. Õigussobivuskomisjoni otsus tulenes sellest, et Anu on alaealisena pannud toime 2 pisemat õigusrikkumist. Anu kaitseks võin öelda, et täisealisena ta õigusrikkumisi toime ei ole pannud. Lisaks leidis Euroopa Kohus hiljuti, et internetis on õigus olla unustatud. Seega Anu Koksi teav internetis ei ole pädevad põhjused teda mitte advokatuuri liikmeks võtta. Seega see on komisjoni otsuse kahtluse alla. Aitäh! Annan sõna Mauno Liivale. Anu õigusrikkumised ei ole üldse nii väikesed. Kanepi omamine ja isikudokumentide võltsimine ei ole kindlasti advokatuurile sobivad käitumismaneenid. Vastavalt paragrahvile 83 jõustunud advokatuuriseaduse 3. peatükis on kirjas, et advokaat peab olema aus ja kõlbeline ja vajalike ise loomuomadustega. Kõnealune isik võib olla küll aus, aga mitte kõlbeline. Sama peatüki 27. paragrahvis on kirjas, et õigussobivuskomisjon võib keelduda isiku advokatuuri võtmisest, kui ta ei vasta advokatuuri esitatud nõuetele. Mina soovitaksin Anu edasikaebamisse mitte vaidlustada. Kas Anu soovib sõna? Langetatud otsuse teeme teatavaks 5 minuti pärast. Õiguskomisjoni kaitse esitatud mõjutavate ning seadusega kooskõlas olevate põhjuste tõttu kuulutan õigussobivuskomisjoni õigeks.